Parimat päeva sulle tänaseks, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna me räägime reageerimisest ja võib-olla ka ülereageerimisest. Paljud inimesed, kes praegu ei ole veel võib-olla ärkvel, kui nii võib väljendada, või kes ei ole jõudnud enda sisemises arengus teatud kohta veel, võivad kogeda elus väga palju reageerimist erinevatele asjadele, erinevate inimeste ütlustele, erinevatele postitustele sotsiaalmeedias ja nii edasi. Ma usun, et te tunnete isiklikult nii mõndagi inimest, kes niimoodi käituvad ja reageerivad. Ja mina soovitan täna neid inimesi mõista, sest reaktsioon tekib alati mingi hirmu ajal. Kas mingi inimene ohustab selle inimese senist maailmapilti või on erinev selle inimese maailmapildist mingilgi viisil, siis reaktsioonina on hirmu tõttu, selle ebakindluse ja hirmu tõttu mingi reaktsioon ja tavaliselt on see vihane ja nii-öelda negatiivne. Aga see selleks. Kui sinus on selliseid reaktsioone veel, ükskõik kui vähe, isegi kui sul tekib väga harva see reaktsioon, siis mida sa saad teha, on see, et täna ja iga päev taodelda universumilt, leida see ruum selle impulsi ja teo vahel, ehk siis see pausi koht, kus sa saad vaadata ja otsustada ja katkestada see nii-öelda vajadus reageerida ja asendada see õrna rahuga. Ehk siis raevu asemel valida õrn rahu ja aktsepteerida seda hetke, mis võimaldab sinu otsustusvõimel sel hetkel saada niinimetatud armuks, ehk siis viha ja hirm lahustada armastuseks ja võtta vastu see vaikus siis, kui sinu keel kiirustaks rünnakule või kaitsele. Ja luba endal otsida iga võimalust pöörduda sellisel hetkel nii-öelda universumi poole juhatuse saamiseks, sest sa tead sellel hetkel ju tegelikult, kus see vägi asub. See vägi asub sinus. Ja see on sinu sisemine lõpmatu ressurss. Ja täna sa saadki paluda sellist selgust näha maailmas erinevat tõde ja aktsepteerida kõiki tõdesid. Ja näha, kuidas sa lased ja kuidas sa oled lasknud sellel siiani oma nägemust juhtida. Täna sa võid usaldada, et sa teed kõik endast oleneva, et leida täna, mis on õige mõte või tegu ja mis on nii-öelda sind nii-öelda toetav reaktsioon asjadele täna. Ilusat päeva!